Ja nüüd kohe jääb 20 sekundit veel. Ma saan aru, et enamik poisse on juba lõpetanud, aga Saksi boksis töö veel käib. Ja Elringi boksis ka, nagu arvata oli, et need 2 kohta on need, mis hambad valutama panevad. 10 sekundit veel. Ja 5 sekundit, 4, 3, 2, 1 ja kõik. Ja nüüd peaks olema aeg otsas. Ehk et esimene ülesanne täna, kes jõudis ära lahendada, kes mitte. Ja tundub, et Lauri Hõbelaid, kes 2 päeva järel oli siin ikkagi väga kõrges konkurentsis, hetkel ongi natukene hätta jäänud siis Saaremaa poiss. Ja seda ta kartis ka kõige rohkem. Kohe avapäeval ütles, et seda ta kardab ja pelgab seda ülesannet. Ja Elringi boksis on meil hetkel siis Kaspar Suuk ja kas Kaspar on ka ilmselt jah, seal veel viimaseid liigutusi tegemas, aga enam ei tohi teha. Nüüd kohtunikud panevad juba oma hinded ära, jõudis, kui palju jõudis. Ja viimane ülesanne, siin ei ole enam poistel kaua jäänud oodata. 11.30 minnakse viimast ülesannet tegema. Martin Ojavee läheb 8. Delfi boksi. Kaarel Talistu tuleb siis siia Audi boksi ehk Saksi boksi. Lauri Hõbelaid läheb TRV boksi number 2. Markus Must läheb SKF-i boksi number 3. Ander Veselov saab higistada boksis number 4 Elringi boksis. Kaspar Suuk siis Valeo number 5 boksis. Tõnu Algre Feebi boksis number 6 ja Marek Viirg Boschi boksis number 7. Ja sellega on siis kõik poisid saanud 3 päeva jooksul 8 ülesannet tehtud, kui see viimane ka nüüd läbi saab. Nii, et siin tundub, et ikkagi Audi käigukastiga tehti nii, et kõik saadi valmis ja veel lisaülesande anti ka, nii et Lauri tundub, et ikkagi sai hästi hakkama. No nii, ja B1 hallis kell 11.30 on siis Moto Survival ja Motorrad for Life tegemas ohutussõidukoolitust. Kell 11.30 B1 hall. Täna on see teist korda veel, see on kell 14.00 ka, aga seda koolitust võib minna rahulikult vaatama, kuulama juba kell 11.30, nii et enam-vähem 10 minuti pärast see algamas on.